Ene läks siis selle näituse kuraator, mida te näete siin suurtel piltidel. Ja palume žürii liikmeid ka siia lähemale, et nad oleks kõigile näha, aga mitte katsuda. Tere õhtust, kallis rahvas! Avame näituse Eesti disain ja elukeskkond 2009. See näitus on konkursi, samanimelise konkursi tulemus ja täna me avalikustame selle konkursi võitjad. Mida see konkurss endast kujutas? See konkurss, mille algatas Eesti Disainerite Liit, hõlmab 3 ala. Arhitektuuri, sisearhitektuuri ja disaini. Arhitektuuris oli teemaks kortermajad, sisearhitektuuris eluruumid ja disainis tootedisain. Me oleme väga tänulikud, et meil oli nii palju nominente. Arhitektuuris oli 22 maja, sisearhitektuuris 10 objekti ja disainis oli 22 eset. Nendest kvalifitseerus siis arhitektuuris 18 maja, sisearhitektuuris 9 ja tootedisainis siis 20. Ja sellest siis valisid omakorda välja žürii liikmed, kelleks on kunstiteadlane Karin Paulus, sisearhitektidest Priit Põldmäe, disainer Sixten Heibets ja arhitekt Mai Schein ning ettevõtja Ivo Kollo. Valisid välja igast alalt 10 objekti ja nendest siis omakorda veel 3 auhinnalist tööd. Ja sellega ma annaksin sõna žürii liikmetele, kes siis räägivad igaüks oma alalt, mis oli tulemus ja kuulutavad välja iga ala 3 parimat, kes saavad siis auhinnad. Esimesena saab sõna Karin Paulus. Palun, Karin. Jah, ma liigun ise pigem siia. Austatud kuulajad, tegemist oli tõeliselt uhke üritusega ja mulle tundub, et erinevalt igasugustest ärkamis- ja märkamisaegadest tasub argiseid asju nagu elamuid ja sisekujundusi ning selliseid igapäevaseid esemeid alati tähele panna. Ja meie fookuses oli siis nii-öelda selline tavalised asjad, et mu meelest ei muuda see meid mitte sellisteks lihtsa elu pilledeks ja malledeks ega ka nikideks või ei muuda seda konkurssit B-kategooria ettevõtmiseks, et me ei räägi sellisest kirikutest ja kontserdimajadest, vaid väärtustame sellist meie igapäevaseid tegemisi. Ehk siis me näeme täiesti kõvasid rahvusvaheliselt heal tasemel töid ja mis kindlasti väärivad kõik esile tõstmist. Aitäh! Nii, täname. Ja anname siis sõna Sixtenile. Tere, armsad sõbrad! Teid on nii palju siin. Kohustuslik oleks öelda, et te kõik olite väga tublid. Mõned olid natuke tublimad. Žürii hindas järgmiseid parameetreid. Innovaatilisus, kasutajasõbralikkus ja ma arvan ka, et see, kuidas mingid materjale oli kasutatud. Ma siin ei taha väga filosofeerida, nii et ma alustan kohe 3. kohast. Kolmas koht, teose nimetus multifunktsionaalne mööbel Smart Key, disainer Pavel Sidorenko, Heiki Must. See on lemmikloom siis. Teine koht. Võrrtool kiirendi disainer Jaanus Orvussaar, palju õnne. Jaanus on vist kodus.
määravaks sai vast ühe meie žürii liikme isiklik kogemus. Priit nimelt olevat sellega ringi ratsutanud ja väitselt, et see on tal jääb elu surmani meelde ja me usaldasime teda, niimoodi tuli teine koht. Ja esimene koht oli vast kõige üksmeelsem žürii poolt. Keegi ei vaielnud vastu. Teema oli ka raske. Selle sai teose eest moodulrattahoidja rohi Keha 3. Priiba! Ma lasen siinkohal Keha 3 teha väikest reklaami. Ville, ole kena. Suur tänu selle au eest muidugi. Aga Keha 3-st kuulete rohkem homme õhtul kell 6, kui me avame oma büroo. Et selles mõttes on see eriline büroo, kes sai ühe auhinna juba ühe päeva enne ametlikku avamist. Suur tänu veel kord ja tulge homme meile külla kell 6. Soodanam 4. Järgmine kategooria siis sisearhitektuur ning žürii liige Priit Põldmäe. Seekord on siis sisearhitektuur enne välisruumi kujundust. Põgusalt kokkuvõttes žürii töö või üldse selle teema, siis kuna valdavalt olid esitatud objektid, mis puudutasid inimeste kodu ehk väga intiimset keskkonda, mille võrra see töö või teema oli nagu oluliselt keerukam kui mingi suvaline avalik intervjuur, siis sõnale võib-olla jäid natuke sellised eriilmelisemad objektid ja samas see žürii arvamus oli suhteliselt üksmeelne. Tänu sellele žürii väga üksmeelse arvamuse kohaselt läks jagamise esimene koht, ehk siis välja anti 2 kohta. Ja need 2 objekti, mis on siis võrdsed, ehk siis 2 esimest kohta sisearhitektuuri valdkonnas oleksid korter Kadrioruse, mille autoriks on Toomas Volkmann ning temaga võrdselt Betoonmäe Kakumäel, mille autoriteks on Eiki Suve ja kaasautoriks Aet Piele. Ja paari põgusa sõnaga seda mõlemat kohta kommenteerides, siis alustades viimasest ehk Betoonmäes Kakumäel, siis tegelikult kõik see, mis võib-olla seda maja puhul oli hinnatav, oli peidus paraku. Et ma arvan, et autori ja antud juhul ka selle maja elaniku juttu kuulates oleks kulunud seal tunde, kui me kahjuks saime hakkama vähem ajaga. Teine võib-olla väga oluline märksõna, mis puudutab nüüd teist esimest kohta ja igasugust kodukujundust, siis võib-olla jäi hästi meelde selle koduomaniku sõnum või siis lähtekoht, kui ta kohtus selle autoriga, et millest see kõik alguse sai, kui talt küsiti, et millist emotsiooni ta sooviksid siin näha, siin oma kodus. Et see on nagu kodu väga oluline. Et kodu ilmselgelt ei ole koht, kus keegi looja teeb endale monumendi, et see on ikkagi inimesele, kes seal elab, tema enda elamise kohta. Et need olid siis 2 väga võrdselt, et sellest võib siin veel pikalt rääkida, aga nii see tulemus oli. Ja paluks siis siia Toomas Volkmanni. Ja järgmisena siis Eiki Suve ning Aet Piele.